Tšau, kallid Kuutaro kanali vaatajad. Sünnipäevaloosi paki võitja Crystal Jelly 19 ei ole välja tulnud. Siukse tagusega pakk on, need on need iganädalase lugemise kaardid. Kui välja ei tule lähiaja jooksul, siis loosin välja kellelegi teisele. Võite kommenteerida, kui soovite ise seda pakki siis võita. Näitan teile ainult kaarti, sellepärast et see uus pakk on juba tegelikult ära pakitud ja ootab lihtsalt silti. Aga üldiselt siis tegelikult on kätte jõudmas siuke mõnus suveaeg, ilmad lähevad soojaks. Tegin just nädalavahetusel poolmaratoni, tipp-topp, ja vaatame siis üle, mida see siuke suvine energia toob kõigile 12 tähtkujule suhetes ja armastuses. Tšau kõikidele skorpionitele, kindlasti visake videole pöidlanuppu, liituge kanaliga, kes saab kanalit toetada, võib liituda peregrupiga, link on video all kirjas ning muidugi võite alati jälgida ka Instagramis. Ja vaatame siis üle, mis on siin skorpionile tulemas lähitulevikus. Mis on siin skorpionile tulemas lähitulevikus? Mis on skorpionile tulemas suhetes armastuses? Suhetes armastuses tuleb veel midagi veel. Ühe paki ringi teeme lõpuni ja tuli ära. Ütlen kohe välja, et tuli ära. Skorpionid tuli ära. Ja mis meil siit tuli? Suhteliselt huvitavat energiat tuli. Sest kohe alguses tõmbasin lina laual kortsu ja panin põlema. Aga tuli teile tegelikult siis esimese kaardina välja siin kuukaart. Ja kuukaart on siuke nagu huvitav kaart, et igal kaardil on kaks nagu poolt, aga kuukaardil on nagu ikka väga siuksed erinevad, et kuukaart negatiivse poole pealt kindlasti võib tähendada mingeid valesid, pettusi, saladusi, aga samas siis positiivse poole pealt räägib see kaart just intuitsioonist, otsuste langetamisest, siuksest selgusest lahendustesse. Et väga võimalik on siin nagu see, et see kaart üritab teile öelda, et te peaksite rohkem usaldama iseennast. Et väga võimalik, et siin mingis olukorras keegi teine annab teile mingit nõu või midagi sellist. Ei peas alati tähendama, et see inimene meelega annab mingit nagu halba nõu. Aga siin rohkem see kaart siis ütleb, et jääge endale nagu kindlaks. Et kuukaart on alati olnud natukene siuke kahe vahel olev kaart. Muidugi ta on hea siuke nagu veeenergiat, on muidugi kõige rohkem vist siuke nagu kalatähtkuju kaart, aga skorpionile peaks ka ikkagi see spirituaalne energia suht hästi nagu sobima. Et siin võib ka olla nagu see, et see kaart võib üritada öelda, et ärge laske ennast justkui nagu minevikku tagasi tõmmata. Mul on millegi pärast siuke tunne skorpionid, et ärge laske ennast minevikku tagasi tõmmata. Ja selle peale kohe siis teise kaardina tuleb siit välja mõõkade baas. Ja mõõkade baas võib alati olla nooremapoolse nagu austaja kaart, aga mõõgad tähendavad alati katsumusi või väljakutseid ja sellisel juhul on see siuke nagu väljakutseid pakkuva nagu austaja kaart ja väga võimalik, et see võibki olla inimene nagu või mingi suhe minevikust, mis siin kuukaardis nagu ütleb, et ärge laske ennast minevikku nagu tagasi tõmmata. Et selles mõttes natukene ohtlik kaart, muidugi kellegi jaoks võib ka tähendada mingit uut austajat. Igal juhul mõõkade baas tähendab mingid väljakutseid. Muidugi väljakutseid ei peaks nagu kartma, et tuleks neile julgelt vastu minna, et läbi nende me saame ju areneda ja samas muidugi võib see olla siuke hästi hea suhtluse kaart, et mõõgad tähendavad ka alati nagu suhtlust, see on siis võib-olla siuke, kuna see on nooruslik kaart, siis võib see tähendada värsket suhtlust, et mingi uus suhtlus võib siin ka alata mingid teatud inimeste vahel, et võimalusi on. Samas muidugi mõõkadega, ta on natukene ka siuke hilinevat uudiste kaart või ta ei ole just kõige positiivsema nagu energia kaart, aga ta ei ole ka kõige negatiivsem. Ja kui me tahame nüüd siia esimeste ritta natukene positiivsust juurde tuua, siis toome me kolmanda kaardina siia välja karikate 3. Ja karikate 3 kindlasti skorpioni jaoks tähendab siin hästi nagu positiivseid siukseid sõprussidemeid või suhteid ja samas võib ka siis tähendada mingeid pidustusi või tähistamisi. Igal juhul see kaart soovitab just rohkem aega veeta siis selliste sõprade seltskonnas, kes pakuvad teile positiivseid emotsioone. Et kui on mingid siuksed sõprusseltskonnad, kus nagu tehakse üksteist maha või mingi siuke, siis see ei ole tegelikult nagu positiivne energia. Et see on siuke tänitamine üksteise kallal, eks igavusest või mis iganes. Et pigem
pigem tasub siis hoida ennast sihukeste positiivsete sõprade seltsis ja noh, need pidustused, tähistamised, et see on ka selles mõttes huvitav, et karikate 3, see on nagu kolmanda isikute kaart ka ikkagi, et pildi peal on ka 3 isikut ja võib see tähendada ka seda, et siin pidustuste tähistamiste käigus võib keegi tutvuda mingite uute huvitavate inimestega. See on küll sõprussuhete kaart, aga karikates on ikkagi ka emotsioonid ja romantika olemas, et siin võib ka mingi romantilise austaja võimalus olla. Muidugi nüüd teist rida alustame Skorpioni jaoks mõõkade ässaga ja see on nüüd hästi võimas sihuke energia, et ma ei tea, palju neid ässasid tänases lugemises on tulnud, kui üldse on. Võib-olla tegemist ongi siin esimese ässaga, mis tuleb välja Skorpionile ja tegemist on mõõkade ässaga ja mõõkade äss tähendab alati siis sihukest selgust, lahendusi, vastuseid ja see on ka väga hea sihuke just mentaalse energia kaart või illusioonidest nagu vabanemise kaart, et kui siin olid mingid valed või saladused või mingid siuksed asjad, siis kõik asjad peaksid siis nagu päevavalgele tulema. Muidugi mõõkade äss on ikkagi sihuke hästi edukas ja võidukas kaart. Esiteks ta on tugev mentaalne energia, väga hea jällegi suhtluse energia, et siin mõõkade baasis oli ka natukene suhtluse energiat ja nüüd tuleb seda veelgi rohkem juurde, aga kõige rohkem on mõõkade äss siis sihuke nagu positiivsete, hästi kiirete uute alguste nagu kaart. Et kui te olete mõelnud siin midagi alustada või proovida, siis ma vähemalt soovitaksin, et proovige, sest mingi asi võib kellegi jaoks hästi kiiresti arenema hakata. Ma ei tea, kas see on mingi äriasi, kas see on mingi sõprussuhe, kas see on mingi romantiline side, aga mingi asi siin Skorpionit teie jaoks võib siis hästi kiiresti arenema hakata. Peale mingit selgust või lahendusi selle mõõkade ässaga ja vau! Ja tõesti Skorpionid paugutavad, sest tõesti mul ei tule meelde ka, vist ei ole täna olnudki ässasid üheski tähtkujus ja Skorpion võtab nüüd 2 tükki järjest, sest tuleb siia välja ka müntide äss. Ülim küllus, see on sihuke hea rahaõnne kaart, tööõnne kaart, võib tähendada üllatusi, võib tähendada kingitusi, võib tähendada soovide täitumist, et ükskõik millest te siin täpsemalt siis unistanud olete, et kui see on mingi tööasi, siis kindlasti, eks ju, samas müntide äss, külluse energia on ka armastuse energia, viljakuse energia võib tähendada rasedust, sest viljakus tähendab nagu rasedust põhimõtteliselt, et ülimalt sihuke positiivne energia, midagi saate võib-olla siin kasvama panna, et siin on inimene justkui hoiab nagu mingit taime, kus kasvavad mingid asjad siin all, et võib-olla peate mingi seemne mulda panema põhimõtteliselt ja võib see teie jaoks siis hästi kiiresti hakata arenema, sest siin ees on just see mõõkade äss, et ülim võimekas teine rida siin Skorpionitele, kas siis tõesti mingis karjääris, töös või potentsiaal siin ka armastuseks ja mis asja Skorpionid, wow! What the hell, sellist lugemist pole olnud. 3. kaardina tuleb teise ritta välja karikate äss. Üheski tähtkujus ei ole täna olnud ühtegi ässa minu arust. Ei ole ühtegi ässa olnud ja Skorpionil tuleb teise ritta 3 ässa järjest. Skorpionid, nice. Sellist lugemist kindlasti pole väga ammu olnud. Ma mäletan minevikus midagi on olnud, et kellelgi tulevad kõik ässad välja või 3 ässa samamoodi, aga mitte niimoodi vist järjest nagu, et väga huvitav, sihuke nii võimas energia. Positiivsed, ma ei tea, kas siis romantilised algused, jällegi nüüd karikate ässaga, eks ju, et karikate äss tähendab romantikat, küllust, samamoodi viljakust suhetes võib tähendada rasedust ja järgmisi etappe, kokkukolimist, abielu. Et võimalusi on nii palju ja hästi palju siis ka neid positiivseid emotsioone või emotsionaalset nagu küllust. Et siin on väga huvitav on see, et esimene kaart räägib mingist valikust kuukaardiga ja mingitest väljakutsetest. Aga keegi peab mul on siuke tunne, et te peate mingitele väljakutsetele Skorpionid vastu minema ja siin võib-olla ka mingid sõbrad siin võivad toetada, mingid positiivsed sõbrad, aga te peate võtma mingi otsuse vastu ja minema mingile väljakutsele või mingile uuele võimalusele vastu või mingile uuele algusele ja sealt tuleb siis mingi jõhker või meeletu areng, sest 3 ässa järjest on ikka ulmeenergia. Ma ütlen, et sihukest 3 aasta jooksul mul võib-olla on ainult üks sihuke lugemine olnud, kui sedagi. Ja vau, ja viimase kaardina tuleb siis veel meeletu potentsiaali kaart ka. Tuleb staari või tähe kaart ka veel Skorpionite välja.
ja noh, täht või staar, siis staar tähendab ju sihukest kuulsust, tuntust, arengut, võimalusi ja meeletut potentsiaali ja tegemist on ka number 17 kaardiga, 1+7 on 8, 8 on sihuke raha või külluse või viljakuse või lõputuse, kui külili keerata energia, eks ju. Et see tähendab lõputut küllust, universumi toetust, kaitsmist ja meeletuid saavutusi, et kindlasti Skorpionid peate siin edasi pingutama ja toimuvad mingid meeletud arengud siis teie jaoks. Ma ei tea, millega see kõik siin seotud on, sest 3 ässa siin, noh, kõiges on võimalus olemas ja tähekaart siin ka täielikult nagu ütleb, et kui te ise panete aega ja energiat, siis toimuvad ka arengud. Nii et ärge jääge seisma, ärge andke alla, võtke vastu otsused ja minge väljakutsetele vastu, Skorpionid. See oli siis selleks korraks teie suhted, armastus, imeline lugemine, kindlasti visake pöidlanuppu, liituge kanaliga, kui saate, võite liituda peregrupiga, link on video all kirjas ning muidugi võite alati jälgida mingi Instagramis. Oli meeldiv ning kohtume varsti taas.